Kristel, Tere tulemast kõik, kes te seda järele vaatate ja tere tulemast, kui sa kohe praegu jõuad siia vaatama. Et tam-tara-tam, meil on esmakordselt täna selles grupis külaline. Silja, ma ei öelnud sulle, et sa oled meie esimene külaline siin grupis. oi milline au, aitäh, issand kui vahva. No seda suurem au on mul siin teiega siis olla. Aitäh, Kristel, see on tõesti armas. Nii tore. Ja meil on siis selline aprillikuu jõudnud kätte ja me nimetasime aprillikuu rõõmukuuks. No mida muud saab aprillikuu olla, eks ole, sest ta algab naljaga ja nüüd enam seda väga ei teha, aga vanasti, kui ma olin laps, siis lõpetati ka naljaga kuskil 30. seal viimasel päeval. Noh, eks see on see nõidade volbriöö, vaata, et siis see võib ka nali olla või mitte, sõltub. Ja Silja on hästi äge naine, kellega mina sain tuttavaks tänu sellele, et tema kutsus meid oma podcasti. Ja Siljal on nimel heaolujuttude nimeline podcast, mis tegelikult meie nagu grupi ja festivaliga nii ideaalselt sobib, aga meie ei teadnud seda üldse kuni nagu praeguse ajani, kui universum meid niimoodi kokku viis. Ja Silja me siis istusime Silja kodustuudios, tegime podcasti ja Silja küsis ja meie Vivianiga rääkisime. Aga Silja on nii põnev naine, et minu arust oli see lausa raiskamine, et Silja ise ei saanud eriti meile nagu vahele öelda. Ja mina mõtlesin, et mina tahan hullult teada, et mis see Silja nagu veel räägiks, kui tal ka rääkida lasta. Ja siis siit natuke sündiski see idee, et kutsuda Silja ka siia. Ja teine asi veel, Silja nimelt on andnud välja, lisaks sellele, et ta ise on tohutult nagu rõõmust särav naine, siis ta on andnud välja raamatu rõõmust eesti keeles. Ja see on lausa roosa, rõõmu 50 roosat varjundit. No mis võiks olla ägedam, eks ole? Ja nüüd siis Silja on meil siin. Aga ma küsin, Silja, sinu käest alustuseks, et kuidas sa ennast ise tutvustaksid või kui sa nüüd saaksid sellise hetke rääkida sellest, et kes sa oled ja mida sa teed? Ja noh, see on minu puhul selline, ma arvan, $1 000 000 küsimus, et kui ma ise suudaks ta ka iga kord täpselt ära selgitada, kes ma olen ja mis ma teen. Ent sa juba nii ilusti mu kohta siin kirjeldasid, tõepoolest aitäh nende toredate sõnade eest. Ma olen roosa rõõmu saadik. Ma arvan seda, see on üks asi, kes ma olen. Ja see ei ole midagi minuga sellist, mis on nagu minuga võib-olla, et ma olen selle nagu poole elu pealt või et mingisugustest asjadest endale saanud. Ma olen terve elu selline rõõmusaadik olnud. Ma olen terve elu, vahepeal oli mingi periood, kui ma teenager olin, kus ma seda musta ka kandsin, nagu ikka Eestis kõik. Ent tegelikult roosa on minuga kogu aeg kaasas käinud ja võib-olla siis selline jutt ka siit, et kui mu mees minuga esimest korda kokku sai, siis ta põhimõtteliselt teisel päeval, kui me olime tuttavaks saanud, ostis mulle kohe sellise domeeni siis nagu My Pink Sunshine, sest et ta ütles, et sa oled minu roosa päikesepaiste. Ja siis tänaseks päevaks ongi mu koduleht ka My Pink Sunshine. Sellepärast, et kellelegi on ju ikkagi vaja olla see roosa päikesepaiste. Et mis ma teen on siis tegelikult, ma arvan, et minu kõige suurem tugevus on leida inimestes üles nende potentsiaal ja lubada siis oma toetava moega, olgu see siis läbi erinevate vaimsete kunstide või läbi liikumise, eriti siis jooga ja mingil määral ka tantsu, sest minu jooga on hästi tantsuline, aidata siis inimestel just nimelt tegutsema hakata ja see oma potentsiaal välja tuua. Et ma arvan, et need on sellised peamised asjad, mida ma tegelikult teen. Seda ma teen nii ma ise vähemalt arvan ja ma kuulen ka podcasti kuulajatelt, et seda ma teen nii podcastis, teen nii oma joogapraktikates, oma erinevates teraapiasessioonides kui ka siis retriitides, mida ma päris palju korraldan. See tuli nüüd väga pikk vastus su lühikesele küsimusele. Väga aega. No siis ma räägin veel. Aga see, et sa ütlesid, et sa oled selle roosa rõõmu nagu saadik, ma tegelikult mõtlesin, et ma tahtsin öelda sinu kohta, et sa oled roosa rõõmu maale tooja, et see on peaaegu sama asi. Täpselt sama asi. See on hästi vahva, et mul on roosa bluus seljas nagu ka sul
ja nagu me kohtudes aru saime, siis me mõlemad armastame roosasid riideid. Ja see on lihtsalt nii äge kohtuda nagu kellegiga, kes armastab roosasid riideid ka ja armastab roosat rõõmu. Aga ütle, miks just rõõm on roosa? Või miks just roosa rõõmu? No siin on mitu põhjust ja ma olen iseendale neid nii mitmeid kordi läbi mõelnud, on ju. Võib-olla siis teen siia natukene sellist tagajuttu ka, on ju. Näiteks ükskord ma käisin Tiibeti astroloogi juures ja tema ütleb niimoodi, et sul on 2 sellist power värvi. Üks nendest on punane ja teine on valge, mille peale mina vastasin, ahah, roosa ongi õige värv. Siis ta ütles mulle, ei, sul on punane ja valge. Ma ütlesin, no millest sa nüüd aru ei saa? Kokku pandes need ongi ju roosa. Siis ta oli nii, ma pole kunagi selle peale mõelnud. Ehk siis see on minu selline, tuleb välja ka minu Tiibeti astroloogia kohaselt minu power värv. Ent pisut võib-olla selline minu enda seletus on tegelikult see, et mõni näeb rõõmu sellise päikesevärvina, oranžina või kollasena, on ju. Mõne jaoks on see võib-olla punane. Aga minu jaoks roosa sellepärast, et kuigi öeldakse, et südametšakra on tegelikult rohelist värvi, aga vahel mõningates teadmikutes öeldakse ka selle kohta roosa. Ja kui ma arvan, et kui me joonistame südant, siis ega meist ikkagi väga paljud tahavad sellele ka mingi roosa värvi juurde panna, on ju. Ja roosa on ka see, et kui me mõtleme näiteks naiste põskede peale, mis on siis meil täis seda sära ja elujõudu ja sellist väge, siis me ei mõtle tavaliselt, et põsed tulevad ikka sellised natukese roosakad, on ju, sellised, et päris punast võib-olla, kuigi me ütleme, et pane põse punapalgele, aga tegelikult meil on ikkagi selline roosa ja minu jaoks jah, roosa on selline hästi elujõudu andev värv ja kuidagi olles ise ka selline eestimaiselt hele, on ju, et kui seisan muidu valge seina ees, siis mind näha ei olegi, on ju, et ei saada aru, kas olen mina või sein, siis ma olen alati valinud seda, et kui on ikkagi roosa riietus seljas või roosa müts peas või roosa sallkaelas, siis sa tuled nagu esile, et mitte, et ma peaksin olema teiste seast nähtav, ent ma arvan, et meil naistena eriti me kuidagi peidame ennast natukene võib-olla liiga palju, et julgelt seltskonnas ka esile tulla, siis roosa värv ikka kohe tead. Pilt jääb peale, kui kellelgi on natukene seda ergast elurõõmu sees. See oli jälle selline väga pikk seletus minu roosa kohta. Väga lahe. Vaata just sellepärast ma küsisingi, et nagu sa ise ütled, et paljude jaoks see rõõm on seotud kollasega ja ma arvan, et see on sellest, et me kõik teame, et emotikon on, eks ole, naeratav emotikon on kollane. Aga ma saan aru, et sinu naeratav emotikon on roosa. 100-ga, täitsa roosa. Ma ei tea, millegipärast need Facebookid ja Instagramid ja kõik WhatsAppid ei ole veel aru saanud sellest, et nad võiksid selle ümber roosaks muuta, aga küll see tuleb vaikselt. Minu ChatGPT igatahes teeb mul ainult roosasid südamekesi ja naerunägusid, nii et mõned süsteemid on juba ka sellest aru saanud ja järgi tulnud mulle. See on nii huvitav, et selle roosa värviga, et mulle ka väga meeldib ja ma olen sinuga täitsa nagu nõus, et naised peaks nagu ennast tooma esile, mitte nagu ära peitma, on ju. Ja roosa toob meid esile. Aga roosaga on palju neid nagu lolle legende ja anekdoote ja nalju, eks ole, seotud. Ja kunagi, kui ma ehitasin oma korterit ja ma elasin tollel ajal üksinda ja ma tahtsin teha vannituba, mingi roosasid plaate sinna panna ja ehitusmees tuli ja vaatas, et no siis sa küll ühtegi meest siia nagu koju ei saa, eks ole. Ja ma ei pannud roosasid plaate, panin helesinised. Aga meheni läks veel palju aega, enne jõudsid need plaadid ära kuluda, kui mees jõudis. Ja siis tuli mulle mees, kes kannab roosasid särke suurima nagu selle rõõmuga. Et need on kõik minu arust meie enda seatud sellised nagu piirangud, mida me ise hoiame oma peas ja ise anname tähenduse. Et mulle tundub rõõmuga on ka nii, et me kõik anname rõõmule justkui mingi tähenduse ise. Ja siis see meie jaoks töötab. Et mis on sinu jaoks see rõõmu tähendus, Silja? Ja mulle kõigepealt nii meeldis see, et sinised plaadid jõudsid ära kuluda ja siis tuli roosa mees, on ju, mul tuli samamoodi roosa mees. Et ma arvan, et kõige mehelikum mees on see, kes võib-olla suudabki kanda seda roosat, on ju, et ta sees on piisavalt palju jõudu, et seda rõõmu ja seda värvi endaga kaasas kanda. Ent kui minna siis selle rõõmu nagu tähenduse juurde, et mida rõõm minu jaoks tegelikult tähendab. Tead, ma arvan, et see minu jaoks on täielik
rewind, ütleme nii. Elu on liiga tõsine asi ja liiga püha asi, et teda liiga tõsiselt võtta. Ja ma usun, et see on nii paljudes asjades, et kui me unustame ära tegelikult selle, kui püha on olla see, et me oleme elus, kui vägev see on, et meil on antud selline võimalus elada ja kogeda, siis me hakkame asju hästi tõsiselt võtma, nagu, et ei, et aga noh, mõtle elu ikka ja ma olen nüüd täiskasvanud ja ma pean nagu ikkagi kõike tõsiselt võtma. Ja siis me ei kaab nagu kuskile see sisemine seeme ära. Aga tegelikult minu jaoks see rõõm, see ongi nagu elu alge, sest et ja võib-olla siis seletan ka seda pidi, et rõõm ei tähenda minu jaoks alati seda, et ma kogu aeg lõkerdan naerda. Et rõõm ei ole see, et kogu aeg on lõbus ja kogu aeg on naljakas ja kogu aeg on nagu hästi vaja kõigile näidata, et oh, ma olen nii rõõmus. Rõõm on nagu see koht ka, et kus ma saan aru, et näiteks praeguses olukorras mul on, ütleme, nii kehvasti on kellelgi midagi, jah. Ma saan aru, et ma tahaks, et oleks teistmoodi. Ent ma mõistan, et selles hetkes siin ja praegu kohe nipsust ei saa teistmoodi. Ja ma valin selle rõõmu. Ma valin tunda seda sisemist sügavat rõõmu elust, sellest hetkest endast ja sellest võimalusest, mis mul on. Seda olukorda siis näiteks ümber pöörata. Ja minu arusaam on ka see, et tegelikult me ei saa seda sügavat rõõmu tunda muud moodi, kui me oleme käinud nendest elumere lainetest läbi. Arvad, et on vaja ikka käia sealt nagu sealt ka läbi. Kas ei saa nii siis tõesti, et noh nagu... Tead, ma arvan, et me saame rõõmu tunda, kui me oleme ainult niimoodi käinud. Ent ma ei ole päris kindel, kas see on see sügav sisemine rõõm. Mul on tunne, et see vahel on selline nagu see õnnelikkuse tunne, et oh, ma olen nii õnnelik täna. Ent see minu jaoks see sügav sisemine rõõm on midagi, mis tuleb nagu täiesti seespoolt. See on nagu, ma ütlen, ta on nagu elutuli. Ta särab ja ta on midagi, mis mind viib edasi, sest et ma olen valinud pühenduda sellele, võib-olla siis sellele, ma ei saa öelda, ei ole paremat ja vasakut selles mõttes, et ei ole paremat ja halvemat, on ju, et on niivõrd palju erinevaid värve, et miks ka näiteks võtame, minu raamatu nimi on Rõõmu 50 roosat varjundit, sest et ei ole olemas sellist asja, et võt, see on rõõm, kui sa nii ei ole, siis sa rõõmus ei ole. Seal ongi niivõrd palju erinevaid varjundeid, on ju. On igas hetkes on võimalik leida midagi, mis sulle natukene rohkem seda elusära tagasi toob. Võib-olla ei ole nii, et sa selles hetkes oled ülimalt õnnelik ja ülimalt rõõmus, ent igas hetkes on midagi. Ja ma arvan, et võib-olla see rõõmu puhul ongi see kõik olulisem asi, et kui sa oled aru saanud, et me kõik käime, kord on tormid, siis on jummala silemaa seal meie ümber, on ju, kord kõigutab nii, et lööd pea ja ma ei tea, istmiku ära, on ju. Et kui me oleme sealt läbi käinud kõikidest nendest orgudest ja mägedest ja ma ei tea, kõrbedest ja ookeanidest, siis me tegelikult saame aru, mis see meie jaoks tähendab, see rõõm. Ja ma ei mõtle üldse seda, et selleks peab olema nagu juhtunud, ma ei tea, iga ühe jaoks on need orud ja mäed ju hästi erinevad, on ju. Me oleme nii erinevad inimesed, et mis minu jaoks võib tunduda, et issand, see on nagu kõige suurem asi, mis muga elus juhtunud on. Mõni teine vaatab, ütleb, et no jah, mul on kõvasti hullemaid asju olnud, on ju. Aga seda ei saagi ju võrrelda. Ent lihtsalt meie enda jaoks on vaja, et me kogeksime erinevaid toone, erinevaid hetki ja erinevaid tasandeid rõõmust. Ma ei tea, kas ma seletasin üldse loogiliselt praegu. See grupp ei ole üldse see, kus loogiliselt peab seletama. See on hästi. Jaa, mulle meeldib ka mõelda niimoodi, et rõõm on nagu selline, rõõm on nagu mitmesugune, nagu sa ütled, erinevad nagu kohad ja see on ka natuke ju rõõm, nagu see ihihi, ahaha, mis nagu vaata nagu on, see nagu sädelus, nagu see nagu pealiskaudne, aga lõpuks on see, et see rõõm, mis püsib, on nagu see sisemine seisund, ma ütleks. Just. Ja minule tuli, mina olen alati hästi kurb laps olnud nagu lapsepõlves ja selline nagu keda, kes oli tõsine ja kurb, istus üksi nurgas mustades riietes ja oli selline nagu maailma valu nagu põdes läbi, kaugele paistis. Ja
ja kuidagi mul ei olnud nagu lapsena sellist nagu rõõmu või rõõmu tundmise nagu sellist harjumuski. Esiteks tõmmati mind nagu kogu aeg tagasi, et no aga kuhu sina lähed nagu vaata, et no mis sa siin naerad, homme pill tuleb pika elu peal, ole nüüd nagu noh, saad aru niimoodi. No paljude lastega on nii tehtud ja võib-olla meil see kodus see olemine nagu oli ka selline, et noh, ei olnudki, võib-olla elu oli nii raske, ema ei olnudki neid selliseid ihaha rõõmu nagu kuidagi hetki tollel ajal lihtne tal nagu ka leida. Aga mina leidsin oma elus selle nagu rõõmu teema palju hiljem ja see on hästi huvitav, et selline, ma olen teinud sisemisest rõõmust ühe kursuse ja ma üldse ei kavatsenud seda teha. Aga ma olin Indias ja peale ühte hästi põnevat ashramit Arunachala mäe kõrval, kui ma tegin seal palverännaku ümber mäe, siis mul istusin mingisse kohvikusse maha ja mul tuli selge taipamine, et ma pean rõõmust tegema kursuse, sest sisemine rõõm on püsiv väärtus. Ja siis mina panin selle kirja kõik niimoodi tõk-tõk-tõk nagu see tuli. No ja siis läks mitu aastat mööda, enne kui sellest nagu midagi sündis. Aga see hetk, kui see teadmine mulle tuli, nagu oli nii nagu sügav ja see mõistmine, kui oluline ja sügav see rõõm tegelikult on. Et kuidas sina selle rõõmuni oled jõudnud, et oled sa alati olnud nii rõõmus ja õnnelik nagu pühad ja mõnes äranud või räägi sellest oma teekonnast ka. Ja no ma kirjutan oma raamatus tegelikult ka seda minu teekonda natuke sügavamalt lahti. Mina olen olnud selline laps, kes mu ema oli alkoholik ja noh, seal sellega käivad kaasas igasugused asjad, et nii vaimne ja füüsiline vägivald ja kõik muud asjad on ju, mis siis nagu võibki mõelda, et ega tegelikult sellel väiksel siljal seal vahepeal ei olnudki võib-olla nagu kodus mingit sellist hullu rõõmu võimalust olemas. Ja ma arvan, et üks asi, mis mind täiega päästis, oli see, et mind pandi juba, ma vist olin 3 või natukene isegi varem, mind pandi tantsima. Ja see oli koht, mis täiega mu sees seda rõõmu tegelikult hoidis. Ja mingisugusel hetkel ma mäletan, noh, eks siis selles mõttes, et kui laps üles kasvab ja sul on kodus, sul on alkohoolik, on ju, alkohoolikust ema ja kogu aeg loodad, et äkki nüüd läheb paremaks, kui ma olen parem laps ja teen asju nagu vähekene tublimalt ja kui ma olen ikkagi viieline ja kõik asjad on korda tehtud, et äkki siis enam ma ei tea, ei saa peksa või ei räägita muga halvasti või ema ei tule enam kojus sellisena, on ju. Et noh, me oleme kõik kogenud seda, et me tahame olla oma vanematele head lapsed, et me valime pigem oma vanemad ja lubame endaga, ma ei tea, mida iganes juhtuda, kui see, et me laseks oma vanematest lahti, on ju. Et ma mäletan, mingil hetkel ma sain täpselt aru, et ma ei saa valida kogu aeg seda, et ma teen teiste jaoks. Ma ei saa valida kogu aeg seda, et mul on nii paha nagu, et koju minna või et ma ei taha koju minna või et ma ei julge sinna minna. Sest noh, me paljud kindlasti, kes võib-olla vaatavad ka, ega siis see alkoholi teema ei ole ju mingisugune erakordne teema, et see on minul, seda on kindlasti väga paljudes kodudes olnud. Et kui me oleme need kaassõltlased, siis meil tegelikult tekib see nagu see sixth sense, et see 6. meel, mis me tajume, et kui ma nüüd täna koju lähen, siis on natuke halvasti, on ju. Ja see ei ole mitte ainult alkohoolikute puhul, eks see on kindlasti paljudel teistel, kellel ei ole hea kodus. Ent mina sain aru, et see ei saa mind enam juhtida ja ma mäletan, ma ei tea täpselt, kui vana ma olin, aga ma võib-olla olin juba tiinekas, võib-olla veel mitte, aga ma sain aru sellest, et minu sees on midagi, mis aitab mul edasi elada, et nagu minu sees on olemas see vägi ja minu sees on see võimalus juhtida seda, et ma ei pea kaasa minema selle hirmsaga, mis kodus on. Ja sellest hetkest ma tean, et ma tegelikult olen kogu aeg nagu teadlikult edasi andnud seda rõõmu. Et ma mäletan, ma hakkasin tegelikult juba 7-aastaselt andsin esimese tantsutunni, millest ma raha sain. Ja mu väiksed kliendid olid sellised 2-3-aastased sõimelapsed, aga igatahes nendele ma tantsutundi esimesena andsin. Ja sealt edasi ma olen kogu aeg andnud siis kas tantsutunde, sealt hiljem siis, kui ma juba suuremaks sain ja ka treeneri paberit sain, siis aeroobikat, nii tantsulist kui kõike muud ja sealt edasi juba joogad ja nõnda edasi. Aga ma arvan, et üks, millega kogu aeg on mind kirjeldatud igas tunnis, on just täpselt see, et Silja-tunnis on rõõm. Ja miks ma seletan sellega kohe ära, sest ma arvan, et kui sa leiad enda sees selle sisemise rõõmu, siis läbi selle sisemise rõõmu seal on kohe üks link, mis viib meid kerguseni.
ja kergusega asjadest läbiliikumiseni. Ma ei tea, kuidas sulle tundub, Kristel, et me räägime tänapäeval päris palju sellest, et et kuidas minna kergusega ja mitte nagu suruda ennast läbi, on ju. Et mina, kuigi ma olen reaalkoolis käinud, aga ma sain alles täiskasvanu tegelikult aru, mida tähendab see, et mis on Newtoni 3. seadus, on ju. Et kui sa tead, mis see on, jah. Newtoni 3. seadus ütleb, et igale jõule on vastasjõud, on ju. Et kui ma elule surun, siis ta surub samamoodi vastu, on ju. Ja ma arvan, et see ongi see sisemise rõõmu teema võib-olla, et kui mu sees on see rõõm, siis ma ei pea kogu aeg suruma, vaid ma suudan lahustuda selles hetkes niimoodi, et ma saan liikuda läbi hetkedest ka selle kergusega, et ka keerulised asjad on võimalik muuta kergeteks. Mis sa sellest arvad? Ma olen sinuga väga nõus, et see kergus on nagu ülioluline ja nagu selle rõõmuga, sellepärast ma ise ütlen ka, et see rõõm on nagu olemise seisund, et et selle pead sa saad minna kergusega. Aga enamik inimesi meie ümber ei kipu seda tihtipeale, ma ei tea, kas sa oled kogenud, mina olen kogenud, ei kipu seda väga niimoodi nagu võtma. Ja kui ma olen siin mina olen see nagu kerguse pooldaja, et ma üldse ei arva, ja ma olen nõus, et tuleb nagu minna, kui sa käid läbi oma need mudamülkad, siis ja omad hingepimedad ööd, siis sa saad nagu ligipääsu enamale, aga ma väidan, et saab olla nagu ka nagu kerguses ja selles rõõmus igapäevaselt, läbi ka selliste raskemate kohtade, nagu sina just ütlesid. Aga kindlasti on ka sul olnud hetki, kui võib-olla see rõõm on kaduma läinud. Mis sa siis teinud oled või et kui nagu kuidagi ei ole olnud see nii kerge ja ümbritsev või mingid hetked või olukorrad on olnud nagu väljakutseid pakkuvad, ütleme nii, et mitte kõige nunnumad? No neid loomulikult on, sest et ma arvan, et senikaua, kui me inimesed oleme, siis neid väljakutseid ja mitte meeldivaid olukordi tuleb nii või naa. Ja ma olen, mulle nii tundub, me räägime nagu nii samasugusest asjast ja nii sama energiaga, et mul on täpselt sama arusaam. Ma ei usu, et isegi sellest kõige raskemas olukorras on vaja jääda sinna, ütleme, porri nutma. Ma ei usu sellesse, et see, mis minuga juhtunud on, see on küll osa minust, aga ta ei defineeri mind. Ehk siis mul on alati see valik, et kas ma leian enda seest selle, praeguses hetkes on nii, okei, aga tegelikult on kõik hästi. Et võib-olla toon siia juurde nagu selle seletuse, et ma olen terve oma elu, nagu päriselt terve oma elu kuulnud, et mind on liiga palju. Ma olen nagu liiga valjuhäälne, ma naeran liiga valjuhäälselt, üleüldse, mida sa siin rõõmustad kogu aeg ja nagu sa oled liiga fake. Ja ma mäletan, kui ma kuulsin ühelt kliendilt, et ta ütles, et tead, kui ma sind esimest korda kohtasin, et ma mõtlesin, et sa oled täiega fake. Aga nüüd ja 6 aega hiljem, olles käinud su juures, ma ei tea, mitu korda nädalas, ma saan aru, et sa oledki selline. Aga tead, kui esimest korda sind vaadata, siis nagu tekib tunne, et kuidas sa saad nagu kogu aeg niimoodi, et sa naeratad ja et nagu küsid, et kuidas sul on, sa ütledki, et jah, mul ongi hästi. Ei, sul peab ikka midagi häda olema. Ja siis ma nagu mõtlen, et tegelikult ei pea ju kogu aeg häda olema. Kas ma tahaks, et asjad on paremini? Ja. Kas ma saan selleks midagi teha? Ja. Tee siis. Kui on vastus, ei saa teha, mis kannad sellest siis kaasas? On ju, tegelikult nii lihtne on. Võib-olla see nagu selline mul kogu aeg, kas just ketrab peas, aga mul on kogu aeg kuklas see arusaamine, et muutused juhtuvad tegelikult ju nipsust, on ju. Aga võib-olla selleks muutuseks tõepoolest on olnud ette valmistada vaja, ma ei tea, 10 aastat. Aga see muutus toimub ju lõpuks ühe hetkega. Lihtsalt ettevalmistus on pikem. Seega, kui me saame sellest aru tegelikult, et sees ju protsessid kogu aeg nii või naa toimuvad, siis ei ole vaja ju kanda seda endaga kogu aeg nagu raskelt ma nüüd protsessin, on ju, issand, jälle ma protsessin. Ja terve elu protsessime, sest et muud moodi ka meie füüsiline füsioloogia ei saa töötada, on ju. Rakud kogu aeg protsessivad seal midagi, aga sellepärast ei pea kogu aeg olema nagu, ma ei tea, vihmapilve all, et nagu märk koera pojakene, et mul on nii raske. Raskus on see, mida mulle vanemale meeldis ikka öelda, et see raske pidi seal hobusega seda pidavat vettama, on just rasket.
noh, kuna mul hobust ei ole, siis mul raske ka pole, siis mul ongi, liigume kergusega. Kuidas Kiir ütles, vaata mind, las minna. see oli väga hea, aga see on väga huvitav, et inimesed tõesti, kui nad näevad kedagi rõõmsa, õnnelikuna niimoodi, ma olen ise saanud sama palju neid süüdistusi, et see peab fake olema. Et sa ei saa ju päriselt kogu aeg nii rõõmus olla, aga tegelikult ma arvan, sa vastad samamoodi, aga saan küll. Minu küsimus on selle peale, aga miks ma ei saa? Miks sa ei saa? Jah, miks ma ei saa kogu aeg rõõmus olla? Ja siis on mul ka küsimus, et aga miks sa pead ise kogu aeg nii kuri kogu aeg olema või nii nagu pahastujus olema? Et kuidas see parem on? See, et me ju kõik teame tänaseks päevaks on ju, et me saame aru, miks on lihtsam negatiivset näha, see alalhoiu instinkt aga vaatame nüüd päris ausalt Tallinna tänavatele või Eestis üldse on ju, isegi ka paljudes nagu välisriikides. No kes see siis meile nüüd otseselt kohe kallale tuleb? No ei ole ju seda dinosaurust või ma ei tea, karu meile kohe külge jooksmas, et ma pean kogu aeg hirmul olema ja ootama, otsima negatiivset. See on meie enda treening, kuidas me aju treenime, on ju? Me kõiki asju treenime, me treenime ennast sööma, me treenime ennast riidesse panema, naised treenivad ennast meiki tegema, on ju, kes treenib, kes mitte. Me treenime tantsima, ma ei tea, käime jõusaalis, õpime, kuidas süüa, no 100 asja. Aga miks me siis ei treeni seda, kuidas me tegelikult ennast päevast päeva tunneme ja millises energias ja enesetundes me tahame olla? Mul on nagu alati eluaeg arusaamatuks jäänud, et me tegelikult ju saame seda valida. Me ju iga päev valime. Söön leiba, söön putru. On hea enesetunne, ei ole hea enesetunne. Et kui me vaatame nagu, ma arvan, et enamus inimesed siin, kes meid kuulavad, on ju, on kõik näinud väikest last jonnimas. On ju? Mis juhtub, kui sa annad väiksele lapsele, ta jonnib, sa näitad talle kommi. Kui ruttu ta nuttu ära lõpetab? Momentaanselt näiteks. Just. Mis tähendab seda, et ka kõige kurvemast sellisest nutust on võimalik koheselt välja tulla, kui sa leiad piisavalt hea motivatsiooni. Emotsioonid kestavad, mis sõltuvalt erinevate uuringute kohaselt on ju, kes ütleb 15 sekundit, kes ütleb kuni 60 sekundit, eks ju. Üks emotsioon, rohkem ei kesta. Ülejäänud on see, mis ma räägin sinna juurde. Seega, kui mul paha tuju on juba 3. päeva, no ma ei tea, kas on ikka paha tuju juba 3. päeva või ketran ise endal seal peas neid mõtteid kogu aeg üles, on ju. Et paratamatult see on see teadlikkus, mida teadlikumad me oleme, seda rohkem me saame aru ka sellest, et mis tegelikult on võimalik valida, kas seda sisemist rõõmu või siis valin selle, et jälle oli nii raske. Ja mina väidan seda, et kõikides inimestes on sees see sisemise rõõmu nii-öelda nagu allikas või tasand või seeme või ükskõik, kuidas me ütleme, see on olemas. Küsimus on, kas me teda nii-öelda nagu kasutame või mitte. Et kui me teda ei kasuta, ei kasvata seda seemet, siis ta jääb piisikene seal nagu kiduraks niimoodi, aga ta on olemas. Ja nagu allikatega, et kui neid ei kasuta ja nad lähevad muda täis, eks ole, siis sealt võib olla ainult väike nire. Aga kui me nagu kasutame, siis kõik, mida me kasutame, ju kasvab, eks ole, nagu selle purskkaevuna. Et mina väidan, et ei ole ühtegi inimest, kelle sees poleks seda sisemise rõõmu seemet. Ja see ei kao kuhugile. Isegi nagu, kui on nagu mingid, mitte nunnud kohad elus. Ja, senikaua, kui sul on süda, senikaua sul on oskus rõõmu tunda, mina arvan. Ja see on hästi huvitav, et meie nagu, ega meie keskkond ei toeta ju väga sellist nagu rõõmu ja head tuju. Ja sellel on palju põhjusi ja me teame seda, miks meedias nagu müüvad rohkem need negatiivsed lood ja skandaalid ja nii edasi. Aga see on huvitav, et inimesed ise saavad seda nagu väga palju ka muuta. Et seesama näiteks sotsiaalmeedia on minu arust väga hea näide selle kohta, et see, mida sa näed oma sotsiaalmeedia seina peal, see peegeldab ju tegelikult seda, mida sa oled varem vaadanud ja kus sa oled kauem peatanud. Ehk siis, kui see sein seal on täis mingit nagu masendavat jama,
mis sind nagu alla tõmbab, siis see on sinu enda peegeldus, siis on võib-olla nagu tasub vaadata rohkem mingeid nagu rõõmsamaid uudiseid, mingeid nagu jälgida rohkem mingeid inimesi või videosid, mis annavad nagu seda head emotsiooni ja mõne aja pärast see muutub, et ma ei tea, kas sa oled nagu seda tabanud, et ei pea laskma ennast sellest ümbritsevast näiteks keskkonnast või meediast mõjutada, sest ei pea jälgima seda, mis annab sulle midagi muud kui rõõm. Ja sa tood tõeliselt hea punkti välja. Mina pole, ma arvan, viimased 20 aastat kindlasti ühtegi uudist kuulanud nagu ei päevaselt, ei nädalaselt, ei ka kuiselt, võib-olla satub mõni ette haruharva, ei vaata mingeid uudisesaateid, ei loe mingisugust uudiste meediat ja kõik vahel küsivad mu käest, et kuidas sa Silja üldse midagi elust tead? Kõik need asjad, mida mul päriselt vaja teada on, need jõuavad kuidagi minuni, kas siis läbi mingi sotsiaalmeedia, kas siis läbi mõne tuttava, mõne sõbra, mõne kliendi. Tean ikkagi, mis elus toimub, ent ma ei pea lihtsalt seda muud jama seal juurde endale nagu igapäevaselt sisse tarbima. Mul oli isegi vahepeal periood, kui ma pea 10 aastat tagasi Eesti tagasi kolisin, siis oli mul, ma arvan, mingi 3 aastat, mul ei olnud üldse telefoni. Seda on mul nagu see telefoni, ütleme siis iPhone oli, aga mul ei olnud seal sees mingisugust SIM-kaarti. Ehk siis ma sain ainult minna sotsiaalmeediasse või vastata sõnumitele, kui ma olin kuskil Wi-Fi's. Ja see tegi ka, pean tunnistama, elu kordades paremaks, sellepärast, et ma ei olnud kogu aeg, nagu mind ei pommitatud kogu aeg igasuguste küsimuste ja teadmiste ja kõige sellega. Ja sa tood nagu väga hea selle pointi sotsiaalmeedia kohta välja, et meie aju on ju samamoodi algoritmi loomine. On ju, et kui me võtame kas või muusika, kui me Spotify's kuulame teatud muusikat, paneme, et mulle see meeldib, siis see algoritm hakkab sarnast muusikat ainult saatma. Ja ühel hetkel tegelikult enam ei tulegi mingisugust väga palju erinevat muusikat, sellepärast, et see algoritm on juba niimoodi ennast sisse harjutanud, et ta näeb, Silja näiteks kuulab sellist tüüpi ja siis mina selleks, et ma saaksin teistsugust muusikat, pean väga palju kuskilt üldse otsima, et seda üles leida. Aju on samamoodi. Kui sa sööd... Eks ole? Just. Ja kui me teeme endal neid valikuid, see on jälle see sama lugu, et kumba hunti sa toidad, on ju. Kas seda head või seda mitte head. Ja me ei pea seda ainult panema nii, et hea või halb, sest et elus jällegi on niivõrd palju erinevaid varjundeid, on ju. Et see valik on see teadlik koht. Mul on iga hommik on mul valik. Kuidas ma üles tõusen, millise tujuga? Kuidas ma vaatan seda, et väljas vihma sajab, on ju. Kuidas ma ei tea, tervitan esimest inimest, keda ma näen. Kuidas ma sellesse tänasesse külmkapi sisusse suhtun, on ju. Ja iga hetk on meil kogu aeg see valik. Ja kui keegi tuleb mulle ütlema, et mul ei ole valikut, see on peaaegu ainus asi, mis meil alati on olemas. Meil on alati olemas valik. Ja kui me kasutame seda valikut mitte enda kasuks ja enda heaks, väga tore, ent kellega me siis elu lõpuni koos elama peame? Selle sama tegelasega on ju, kui tore oleks, et me kasutaks tegelikult seda valikut enda heaks. Sest et, ma ei tea, kahjuks siin keegi käsi siit püsti tõsta ei saa, on ju. Ma ei näe, kes meid kuulavad järgi, ent kellel on olnud, nüüd mul läks see mõte ka natukene kaduma, aga hea küll, hästi olin joone peal ja hakkasin mingi tuttu rääkima ja nüüd kadus ära. Ent mul on selline tunne, et meil on kõigil olnud elus see hetk, et me oleme tundnud sügavat sisemist rõõmu. On ju? Kumbas on parem olla, kas selles sügavas sisemises rõõmus või selles hetkes, kus täna sajab vihma, nii vastik on, mul on päev nii kole, nii palju tööd on. Me ju kõik teame, kumbas meil parem olla, on ju? Miks me siis ei saa teha seda valikut, et ma valin selle, kus mul hea on? Iseenda heaks. Juba Eesti kuldsed klassikud juba laulsid. Kõik, mis teed iseendale. Kui sa seda rääkisid, siis mul tuleb kogu aeg meelde see multifilm, mis minu lapsepõlves oli televiisoris palju, see oli vist Vene multifilm, see oli Oh ja ah matkal. Et üks mu nagu lemmikkujundeid, et sa võid kogu aeg valida, et nagu, kui raske täna siin, kui tore päev on ees, on ju? Ja. Mina ütlen kogu aeg inimestele, et ohata
on suurepärane, sest see vabastab nii palju sinu sees, aga ohkida, see on juba sinu valik, et sa juba valid täielikult teadlikult, et ma nüüd ohin. No mille peal sa ohid, on ju? Pigem vaata, vau, äge, nüüd läks nii. Et ma arvan, et nagu kui me räägime sellest sisemisest rõõmust, siis üks kõige olulisemaid võib-olla sisemise rõõmu selliseid praktikaid on tegelikult paindlikkus. Paindlikkus. Ja ma ei mõtle ainult seda, et oleks käed ja jalad ja puusad ja õlad liiguksid, on ju, vaid ma mõtlen seda kahe kõrva vahelist paindlikkust. Et ma ütlen alati joogapraktikas ka, et sageli inimesed ütlevad, ma ei saa joogasse tulla, sest ma ei paindu üldse. Siis ma ütlen selle peale, joogas peab ainult üks koht paindlik olema ja see on kahe kõrva vahel. Ja miks ma selle paindlikkuse välja toon, ongi just see, et me saaksime aru, et me ei saa mitte midagi elus väga kontrollida. Me ei saa oma mõtteidki teinekord kontrollida, on ju. Tahan mõelda sellest, ikka tuleb tagasi, on ju. Et teinekord mingid mõtted ketravad ja ei saa nendest lahti. Et kui me ei saa oma mõtteidki ketrata või kontrollida, mida me siis veel saame elus väga kontrollida? Ent meil on võimalik olla paindlik. Kui ma enda ümbrust kontrollida ei saa, siis ma saan lihtsalt suhtuda sesse. Aha, läks nii. Näiteks kell 10 oli kokku lepitud mingi aeg kellegagi. Ta kell 9 annab sulle teada, et ta ei saa täna tulla. Suurepärane. Mul on aeg endale, aeg teisi asju teha. Siis helistab järgmine klient ütleb, et ma ei saa ka tulla. Ideaalne. Saan pool päeva oma teiste tegevustega teha, on ju. Versus ma võin selle peale olla pahane ja öelda, meil oli kokku lepitud aeg juba mitu nädalat tagasi. Et see on see paindlikkus, mida ma mõtlen, mis aitab tegelikult sellel sisemisel rõõmul meie sees rohkem kasvada, kui me lubame, võtame ennast siis kui sellise väena, nagu vooluna. Et ma ei tea, jõgi vist ei saa väga pahaseks, kui vaatab, et nagu siin on teistsugune, pean sinna liikuma, ta lihtsalt liigub, läheb täiega edasi, on ju, just, ta liigub. Ta ütle nii, et vaat nüüd edasi ei lähe, sellepärast, et sirget teed ei ole. Õudselt nõme. Lõpetan voolamise. Võtame loodust õppust. Samamoodi puud. Millised puud püsivad aastatuhandeid peaaegu? Need, kes on paindlikud. On ju? See puu, kui tuul puhub ja mõni puu teeb nii. Ei, ma tahan oma moodi. Siis ta on plõks katki läinud. On ju? Ja ma arvan, et me unustame elus selle sageli ära, et see paindlikkus on just nimelt see, mis aitab meil püsida. Kui me natukene rohkem kas või niimoodi teeksime. Läksin jälle siia räntima, nii et vii mind nüüd kuskile muudele radadele. Mis sina sellest arvad, Kristel? Paindlikkus on sul väga hea point. Ma isegi ei ole seda nagu rõõmu tundmisega seostanud, aga see on minu jaoks väga nagu hästi nagu tabab seda olemust ära. Et tegelikult see vaate küsimus, et see on väga oluline. Ja ma olen alati arvanud, et ka see pisiasjade nagu märkamine. Aga selle kohta on mul endal üks nali, üks õpilane või kellega ma kunagi ühel kursusel rääkisin ja siis ka rääkisin pikalt, et kuidas pisiasjadest saab rõõmu leida, eks ole, tõin neid välja järjest ja järjest. Ja siis ta ütles, et tema näeb, et mida rohkem pisiasju ta märkab, seda rohkem negatiivset ta märkab. Et see on nagu samamoodi tegelikult, et mis nagu ütleme selle algülesande või selle baasülesande me nii-öelda endale ju oleme andnud või et mille pealt me neid pisiasju siis otsime. Et tõesti, ma võin nagu siit praegu arvuti tagant näha, et mul on siin akna vastas on üks müür, kus on hästi palju nagu krohvi alla pudenenud, jube kole on ju. Näen neid kõiki nagu negatiivseid detaile. Aga ma võin näha, et mul on nii imeline aken, kus mul paistab nagu päikesevalgus minu peale, et vau, mis teeb mind rõõmsaks. Aga üks huvitav asi, mis ma tahtsin nagu välja tuua, on see, et mul on maailmas vähe selliseid nagu, mul ei ole nagu guurusid või õpetajaid või selliseid suuri eesmärke. Aga on üks mees, keda ma väga austan, on Dalai Lama. Ja tõesti nagu ta on minu jaoks väga imeline nagu inimene. Ja vähesed teavad, et Dalai Lama jaoks näiteks on rõõm ülioluline. Ja sina võib-olla tead ka, et ta on andnud välja raamatu koostöös Desmond Tutuga, raamat rõõmust. Ja see on minu jaoks üks selline väga nagu
nagu märgilise tähendusega raamat, et rõõmu seostatakse, et noh, siuks kerglane värk nagu on ju, siuke noh, see ei ole nagu tõsine asi. aga kui sa mõtled, et nagu Dalai-laama, kes on nagu ikkagi nagu oma positsioonilt nagu väga nagu vaimses mõttes sügav ja noh, ka nagu siis ütleme maailma mõistes mõjuisik. ja siis on Desmond Tutu, kes on siis peapiiskop nagu siis kristlikus süsteemis ja ka väga kõrgel kohal ja ta on seal Lõuna-Aafrikas väga suuri asju teinud. Nad on mõlemad vanad mehed nagu, mis nad on selle raamatu kirjutamise ajal mingi noh, üle 70. jah, midagi sellist. ja nad lendasid kokku nagu tulid kokku samasse füüsilisse paika selle jaoks, et valmiks raamat rõõmust. Selle jaoks, et nad saaksid kahekesi koos rääkida rõõmust, keegi siis salvestas, kes pani selle kõik kirja. Et kui tähtis see pidi nende jaoks olema. Et minu jaoks nagu see on alati selline nagu ja üks meesterahvas siin Eestis püüdis mulle ükskord ära tõestada seda, et niisama ikka naeratada ei ole mõtet. Ja niisama rõõmus olla, et noh, seda ei tohiks teha. Ja seda ei tohiks propageerida ja see kohe ei lähe mitte. Ja see tuleb ikka pika elu peale, on ju? See oli nii oluline, et ta pidas vajalikuks minuga ühendust võtta ja mulle seda tõestada. Et siis ma alati mõtlesin, et huvitav, et kas need kaks meest, kes seal kohtusid oma et rääkida lihtsalt rõõmust, et maailmal oleks rohkem nagu rõõmuga seotud. Ja et noh, et kuidas see siis on? Kuidagi, et see rõõm on minu jaoks nagu tähtsam, kui me tegelikult igapäevaelus võib-olla oskame arvata. Ja minu jaoks on täpselt samamoodi ja ma ka sageli tuletan just meelde nimelt seda sama rõõmuraamatut Dalai-laamalt ja Desmond Tutult, et ma mõtlengi, et kui me oleme väiksed lapsed, siis meil on selline suur mängurõõm, avastamisrõõm, see elu nauding, ja peaaegu igal sõnal on taga see rõõm, on ju, sest et lastel on lihtsalt, kui sa lubad neil olla, neil tekib see rõõm ja no see on ju meie sees kõigis olemas, eks, et ja see ei pea tulema ainult läbi naermise. Kuigi noh, naer on tegelikult ju väga suur selline rõõmu väljendus on ju, selle tõttu ka see naeratus on selline, mida me sageli harjutame selleks, et me ennast paremini tunneks, sest et paratamatult, kui sul on suunurgad üles poole, on ju, siis automaatselt tegelikult ju kohe hakkavad sul õnnehormooni tootmine tegelikult ka kehas, eks. Et kui me täiskasvanuks saame, siis ma arvan, et meil tulebki see, või no ma ei tea, kus kohast meil on selline arusaam, et täiskasvanu peab olema vaata korralik, peab ikka olema selline viisakas ja selline nagu käituma korralikult ja ennast nagu raamidesse panema ja sellepärast, et noh, et üks täiskasvanu ei saa ju kogu aeg naeru lõkerdada ja noh, nagu see härrasmeeski sulle ütles, et mis sa siin ikkagi naerad nagu nüüd, mis rõõm, kust see tuleb? Mina arvan, et me lihtsalt oleme kuskil selles industrial revolution, mis eesti keeles on industriaalrevolutsioon. Ja selles oleme natuke nagu ära kaotanud selle elu päris olemuse, et me hakkasime hästi palju tegema, tootma, saama, on ju. Aga kui sa reisid maailmas ringi, näiteks mu üks lemmikpaiku, kuhu tegelikult retriiti teha on Zanzibar, Aafrika, vaene riik. Sa lähed sinna, sul on seal, noh, neil, ma ei tea, mis nad saavad, mingi $150 on hea palk kuus, on ju. Noh, mõtle siis mingi on, ma ei tea, 120-130 eurot kuus. Nad elavad teinekord mingites imelikes onnides, kus pole, ma ei tea, katust peal ja aknaid veelgi vähem on ees. Ja siis mul oli seal üks tuttav, kes ehitas hotelli ja kohalikud tegid talle terassi hotellile. Aga seal olid sellised väiksed, no igale ühesõnaga toale oli vaja terassi ehitada. Ja mehed teevad seda ühte terassi nii pikalt. Ta küsib, et kuulge mehed, kas te ei saaks natuke kiiremini ehitada? Aga miks? No, saate selle valmis hakata järgmist tegema. Aga miks? No te saate rohkem raha. Aga mis me teeme sellega? No, siis saate nagu, noh, saate rohkem asju endale. Aga mis me nendega teeme? Meil on kõik olemas. Meil paistab päike, meil on ookean, meil on hea olla. Me oleme rõõmsad. Me ei tee kiiremini. On ju? Ja iga kord, kui ma seal käin, esimene asi, kui sa Zanzibarile maandud näiteks, sa hakkad, ütleme seal hakkad edast-tagasi sabima, nad ütlevad sulle poole.
ja poole tähendab rahu. Ei ole vaja kiirustada. Teine ütlus on Hakuna Matata. No worries, ei ole probleeme, on ju. Et juba see suhtumine vaata sellisest vaene riik, no teeksid kiiremini asju, saaksid kõvasti rohkem raha ja oleksid kõvasti paremal elujärjel. Aga nad on saanud aru ühest asjast, et tegelikult on oluline see, et ma ennast hästi tunneksin, et mul oleks sees see sisemine rõõm. Nad laulavad kogu aeg. Ma toon sulle näite. Esimest korda, kui me läksime sinna retriidile, siis naistega läksime paadireisile ja meil olid siis mitu, ma arvan, vist 4 või 5 meest, kes meil seal paadireisil meid toetasid ja nemad hakkavad siis oma neid kohalikke laula laulma. Ja kõik on rõõmsad. Noh, sellised la 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 ta-dam, ta-ta-ta-dam, ta-ta-ta-ta-dam. Ja meie mõtleme, et oh, kui tore. Me laulame neile ka midagi Eesti repertuaarist. Ja siis mõtleme, et kõik laulud on minoorsed. Isegi kui võtaks õllepruulija. Ma lõbus õllepruulija. No, hoopis teine tera on ju. Ei ole nagu seda rõõmu kui sellist ei ole, et kõik on selline mu vaesekene. Ja ainsa laulu, ja ma ei tea, kas see on üldse Eesti originaallaul, me leidsime, mul on üks toore tädi, see tädi on voh nii ja kui see tädi tantsib, siis puusad teevad nii. Ehk siis kuhu me jõudsime tegelikult on see, et eks meil võib-olla natukene paljudes kultuurides on ka seda sees, on ju seda sellist ohkimist või seda nagu, mis nüüd mina, mis nüüd meie või vaesed meie, on ju, et seda ohvrikultuuri natukene juba sügaval kuskil kultuuris sees, ent kui palju kergem on tegelikult olla, kui sellest lõpuks üle astuda ja öelda, et no vahet pole, et vanaemad ja vanavanaemad ja võib-olla ka meie emad ja isad on niimoodi tundnud, aga meil on ju valik teistmoodi ennast tunda. Saab rõõmsamalt, saab kergemalt. Jälle hakkasin jutustama. See on väga äge, aga ma olen seda väga palju mõelnud niimoodi, et mul on palju öeldud ka, et aga mis neil seal viga, neil ju paistabki päike. Aga Eestis on ju nii, et kui päike välja tuleb, siis isegi siin Tallinna nagu hallidel tänavatel sa märkad, et inimestes on justkui natukene nagu see natuke rohkem, isegi kui seda pole palju, seda rõõmu. Et ütle, kuidas sina arvad, et kas on see päike nagu oluline asi selle rõõmu juures? Kindlasti on. Ent tead, kui ma raamatut kirjutasin, ma tegin ka sellise väikse uuringu naiste seas, just pigem naiste seas. Mõned mehed olid ka enamus ikkagi vastasid naised. Ja nendest 100 vastustest sealt tuli välja, et tegelikult see päikest vist mainiti kas 1 või 2 korral. Ülejäänud olid kõik, need jagunesid tegelikult mitmeks erinevaks etapiks või selliseks eri teemaks, aga üks oli see iseenda areng, kuidas sa ennast oma potentsiaali tegelikult siis käivitamine ja selle ellu toomine. Teine asi oli inimesed meie lähedal, ehk siis need, kellega me suhtleme. Ja kolmas oli tervis, ehk siis selline nagu üleüldine heaolu, enesetunne, aga mitte nagu selline materiaalne, vaid siis rohkem selline vaimne ja füüsiline heaolu. Et muidugi ma ise tunnen ka, et kui ikkagi on mitu, ma ei tea, jaanuarikuus, mis sa näed 15 tundi päikest terve kuu peal on ju, loomulikult tunned ennast nagu, et sul on energiat vähem. Aga see ei tähenda, et sisemine rõõm ju kuskil ära kaob. Taimedel on ka nii, et nad ei kasva võib-olla väga palju selle talve jooksul, on ju, kuna neil päikest ei ole. Aga nad on ju elus edasi. Nad ei pane selle tõttu tähest, et ei aitäh, rohkem päikest ei anda. Me nüüd oleme surnud. Nad elavad edasi, nad ei kasva võib-olla, aga nad elavad edasi. Mõned isegi õitsevad edasi, on ju. Et päike loomulikult mõjutab siin meie laiuskraadil väga-väga palju seda, kuidas me ennast tunneme. Aga päike ei ole sisemise rõõmu looja. Sisemist rõõmu me loome ikkagi hoopis millegi muuga. No näiteks, kui praegu keegi vaatab. Ütle uuesti. Millega me loome sisemist rõõmu? Ma arvasin, ma lootsin, et sa teed seda. Noh, söönud ka tele alla. Oled natukene veel ja isegi kui vaatad ennast peeglist, mõtled, no täitsa loll. Noh, aga nii tore. Juba läheb kergemaks. Tead, mina teen seda, et ma käin tänaval ja lihtsalt naeratan inimestele.
vahepeal on ikka väga väljakutsuv, sellepärast et mõni vaatab sellise mõrvarliku pilguga, nagu ma tahaks talt parem aluspesu ka ära võtta. Ei taha. Ma lihtsalt naeratan. Ja siis ma teen seda, et ma ütlen inimestele komplimente, kui ma näen midagi, mis mulle meeldib. Ja ma mäletan, et mul on mõned korrad isegi niimoodi olnud, et ma olen öelnud ühele naisele, et kui teil on nii ilus kleit ja näete nii hea välja. Ta vaatas mind sellise näoga, nagu jäi seisma, vaatas mind nii. Ma ütlesin, ei, ma ei taha seda endale. Lihtsalt tahtsin öelda, et teil on ilus kleit. Ja läks edasi. Siis ma mõtlesin, et mõtle, kui keeruline sul peab ikkagi see elukene olema, et kui sulle ilus kompliment tehakse südamest, lihtsalt keset päeva ja sa ei võta seda ka vastu. On ju? Et ma arvan, see nagu näitabki hästi palju ära seda, et kas me oleme võimelised vastu võtma kingitusi ja kompliment on ju suur kingitus, on ju. Et kui hästi me tegelikult iseendaga läbi saame ja kas meie see sisemine rõõmu tulekene põleb madalalt või põleb suurelt. Ma arvan, et see on nagu selline väga-väga hea näitaja. Kui su sisemine rõõmu tulekene põleb suurelt, siis sa oled ka enda suhtes, ma arvan, kordades hellem, sa suudad kingitusi vastu võtta, sa suudad erinevates hetkedes paremini, see on nüüd jälle väga selline mingi hindav, sa suudad võib-olla siis lihtsamalt ka ellu jääda, ma tean, see kõlas on hästi selliselt masendavalt, ent sa suudad üle saada nendest ebameeldivatest ja väljakutsuvatest olukordadest. Kui su sees see sisemise rõõmu tuli põleb suuremalt. Ma ei tea, mis sina sellest arvad? Ja ma olen sinuga täiesti nõus. Ma jäin lihtsalt mõtlema, et see pastaka asi, see on hästi lahe asi. Ma nägin seda, ega sina ei ole Prillidoosi saates seda näidanud. Ma arvan, et see oli Mailis Vistik äkki oli seal, kes tegi seda. Ja mina nägin seda juhuslikult kuskil seal maal olles, kus televiisor mängis Prillidoosi saates kunagi. Mulle see nii meeldib. Aga mul läks see mõte nüüd kaduma, mis ma tahtsin öelda, aga vahet pole. Igal juhul ma küsin su käest seda, aga kui nüüd nagu, no mida sa soovitad sellistel hetkedel, kui ei leia ise üles seda rõõmu enam, seda allikat? Tead küll, et peaks olema ja tahaks ka nagu ja mäletad, kuidas see oli, aga no... Mina ütlen selle peale, et seda rõõmumuusat on vaja toita. Mis tähendab seda, et nendel hetkedel, kui sul on hea, nendel hetkedel sa kogud, lood enda neid ankruid erinevat pidi. Olgu siis see, et sa paned endale telefoni kirja mingisuguseid häid mälestusi, teed pilte nendest hetkedest, kus sul on väga-väga hea, lood endale rõõmukaustikud, kasutad rõõmu playlisti. No ma lihtsalt loen siia nagu selliseid hästi lihtsalt tehtavaid asju, on ju. Mul on isegi kusjuures Spotify's, kui keegi tahab otsida, siis on My Pink Sunshine playlist, mis ongi just selleks, et kõik lood on sellised rõõmu tõstvad. Sest vaata, meil on vaja luua vundamenti nendeks hetkedeks, kui ei ole hea. Nendel hetkedel, kui on hea. Sest sel hetkel, kui sa oled selline, siis sa ei hakka kuskilt mingit rõõmsat lugu enam otsima, siis sa ei hakka otsima oma mingisuguseid, no millised need toredad hetked olid, siis sa lihtsalt tahad, et sul oleks võimalik vajutada nupule, ta kas käima panna, selle filmi mängima panna, helistada sellele sõbrannale, saata sõnum, teha midagi oma sellest oma aja listist või sellest minu rõõmu tõstvatest tegevuste listist. Ehk siis nendel hetkedel, kui meil on hea, meil on vaja luua endale vundament ja panna erinevaid kaustikuid luua. Rõõmukaustik siin heade sõnumitega, rõõmukaustik lugudega, rõõmukaustik nende inimestega, rõõmukaustik nende harjutustega, et meil on kuhu minna, kui on enesetunne kehva. Jah, see on selline hästi kiire vastus sulle. Minu poolt, minu idee. Praktiline asi minu arust. Jaa. Sest et noh, me ju teame kõik, et kui sul on paha, siis sa ei hakka ju midagi mõtlema, nii. Teinekord võib-olla, et nüüd ma pean trenni minema. No, teinekord võib-olla voodistki raske välja tulla, kui sul ei ole hea olla, on ju. Et me ei saa eeldada kohe, et nüüd panen trenniriided selga, sest et öeldi, et trenn teeb paremaks, muidugi tee. Ja kui sa saad, mine muidugi välja, mine kõnni, pane hea must kõrva, mine kallista puid, mine tantsi natukene, loomulikult kõik see töötab. Et kui sul on ikkagi nii ebameeldiv olla,
et sa ei suuda peaaegu nagu, ma ei tea, riidessegi ennast panna, siis me ei saa eeldada, et sa lähed kohe trenni tegema ja teed kõiki neid häid asju, mis sa tead, et sulle head on. Me kõik teame, mis meile head teeb. On ju, me ju kõik teame, mis meile meeldib tegelikult, mis meid rõõmustama paneb, mis meid naeratama paneb, mis meile südamele soojust ja head teeb. Ent sellel hetkel me valmistame ette ennast ebameeldivateks hetkedeks, nendel hetkedel, kui meil on hea. See on see tõsi. See oli selline mõte, et ma kohe tahaks selle mõttega lõpetada, aga ma küsin, kas sul jäi mõni mõte veel, mis sa tahaksid jagada või sa tunned, et on? Ma arvan, et on väga hästi, sa oled lubanud mulle nii vabalt, nii südamest ja nii segaste mõtetega või ka vähem segaste mõtetega kõik siin välja tulla, et suur aitäh sulle sellest, see on olnud tõeline kingitus, et ma olen saanud jagada paljudele imelistele naistele seda, mis minu arvates rõõmu toob ja loob. Aitäh sulle, Silja, ja suur aitäh sulle selle rõõmsa nagu tunnikese eest, et tõesti mina tunnen, et kas juba see rõõmust rääkimine annab nii palju, on ju, ja mulle meeldib ka see, et igas päevas leida see nagu see rõõmu asi üles, et paljud kirjutavad tänupäevikuid, aga miks mitte nagu teha kas sellist nagu rõõmupäevikut või perega jagada, et mis sul täna oli kõige rõõmsamad hetked või Meie õhtune rituaal, ennem kui me magama läheme, on happy and grateful ehk siis rõõm ja tänulikkus. Üks asi, mis sulle tänases päevas rõõmu valmistas ja üks asi, millest sa tänases päevas tänulik oled. Nii lühikene, nii lihtne. Mõni päev ei pruugi olla lihtne mõelda, mis see mulle tegelikult rõõmu valmistas. Ent juba selle peale mõtlemine, täpselt nagu sa ütled, see toob selle. Ja meil on just alati mitte ainult tänulikkus, vaid meil on alati sees üks asi, mis rõõmu valmistas ja üks asi, mis tänulik. Nii lahe, aga siin ma kutsungi üles kõigi, kes seda videot vaatavad, mis iganes ajal, et kirjuta meile siia ka gruppi, et esimene asi, mis sulle meenub, et mis rõõmu valmistab sulle. Et kirjuta esimene asi, et see on nii põnev, et kas me saame siia midagi kokku, aitäh sulle, Silja, aitäh kõigile, kes kuulasid, vaatasid seda ja hästi ilusat ja rõõmsat olemist meile kõigile. Rõõmu kõigile südamesse.